tere, mina olen Liisa Indra ja vaatate saadet Ela hästi. Kuidas kasutada seksuaalenergiat manifesteerimiseks? Täna räägime Chaya Silmaniga, kes on teadliku seksuaalsuse õpetaja. Ja pärastpoole teeme Sille Poolaga, Eesti toortoitumise liikumise alustajaga puuviljase koogi. Üks osa hästi elamisest on ka oma keha ja oma seksuaalsuse tunnetamine. Minuga koos on täna Chaya, kes on tegelenud teadliku seksuaalsusega juba 8 aastat. Chaya, räägi mulle oma vaateid abielust ja suhetest. Su oma elu on olnud piisavalt põnev ja keerdkäikudega, et on andnud sulle kindlasti selliseid täiesti uuenduslikke vaateid. Et milline on üks hea suhe ja kes see inimene on? No mina olen enda jaoks leidnud, et üks hea suhe on see, kus inimene on vaba, kus me ei piira oma partnereid oma hirmudest tulenevalt ja polügaamne või monogaamne või mis iganes see nimi on, et ma ei ole kummagi poolt ega vastu. Ma olen hea ja targa suhte poolt. Et seda ma olen ise hästi palju kogenud ja näinud, et tegelikult ise käinud 20 aastat suhteid läbi. Siis minu jaoks kõige suurem õppetund oligi see, et tegelikult teha iseendaga hästi suur sisemine töö ära ja saada vabaks kõikidest nendest hirmudest. Et ma tunnen, et hea suhe on see, kus 2 inimest tulevad kokku selleks, et jagada oma elu. Kõik tulevad saama. Me läheme saama seksi, armastust, turvatunnet ja kui see saamine pannakse teise inimese peale, siis on kogu aeg oht, et ma jään sellest ilma. Aga kui mul ei ole vaja midagi väljaspoolt saada, et ma suudan selle kõik seest toota, siis on see koht, kus ma tulen andma ja mul ei ole hirmu. Mismoodi siis see suhtes niimoodi välja näeb, et sa oled sellises vabas ja ausas suhtes ja üks hetk sa näiteks tunned siis tõmmet mujale ju. Et ega kuidas ma seda oma ellu rakendan, kui see tähendab seda, et siis nagu kõik on nagu laiali löödud. Selles mõttes, et kui ma nüüd räägin vamatussuhtest ja petmisest ja kõikidest sellistest asjadest, see on nagu väga-väga keeruline teema. Et sinna tegelikult jõuda on see, et sa pead põhimõtteliselt lahti murdma kõik ühiskonna poolt sisestatud mustrid sinu pähe. Et selles mõttes iseenda jaoks ümber vaatama, et mida tähendab üldse petmine, mida tähendab see, kui su partner jagab teise inimesega energiat, seksuaalne energiat või üldse midagi. Et mulle väga meeldib Ameerika psühholoog Esther Perel, kes just räägib sellest, et kui su partner on kellegi teisega, siis tekib see tunne, et sa oled asendatav. Et see on see meie hirm ja kellegi teisega saab ka midagi head kogeda, eks ju. Et see on just see koht, et sa pead kõigepealt saama super heasse kohta iseendaga. Põhimõtteliselt ma olen alati ka arvanud, et petmine on alati ju iseenda petmine tegelikult. Sa lood endale illusioonid ja siis sa ei ole valmis millelegi otsa vaatama. Jaa, et mis asi on seda ka, et defineerime, mis asi on petmine. Et üks asi, mis mina leian, on ühe hea suhte alus, et 2 asja on austus, eks ju, ja ausus. Ma tihti näen, et inimesed lepivadki kokku, et on avatus suhtes, eks ju, aga siis nad nõuavad, et nad teaksid teise kohta ikkagi kõike. Me võime teha mingid kokkulepped, mis meil on oma vahel. Me peame neist kinni, mis iganes siis kellegi piirid on, eks ju. Aga me võime samas minna nii, et sina oled vaba inimene, mina olen vaba inimene, me jagame koos seda elu ja aega ja kulgeme niimoodi. Me saame minna natuke magusamate teemade peale ka, et iseenda tundma õppimine tähendab ka teadmine oma keha võimalustest, mismoodi ma saan anda naudingut ja mismoodi ma saan seda ka vastu võtta. Mis punktid naisel siis nüüd olemas on? Naisel on sisemiselt on tupes olemas siis G-punkt, A-punkt, U-punkt, K-punkt ja ka emakakael. Et orgasme on hästi mitmeid erinevaid, mida võib saada. G-punkti ma arvan, et me kõik enam-vähem teame, kus on. Nii, kus see A on? A-punkt on kohe peale G-punkti siis nii-öelda ülemises seinas. Kui G-punkt oleks meil kühm, siis A-punkt on lohk. U-punkt on alumises seinas, et vastu siis anaali seina, et alumises seinas kohe eesääres selline mõne sentimeetrine pehme kude selline. Täpselt emakakaela taga on siis selline punkt nagu K-punkt. Need võlupunktid naistel tunduvad sellised väga mitmekesist naudingut lubavad, aga meestel? Mehed ja naised võivad olla samamoodi multiorgastilised, lihtsalt füüsiliselt. Mehed ei ole võimelised kunagi kogema päris nii võimsaid seisundeid seksuaalselt kui naised. Ma alati ütlen, et mehed saavad meid viia paradiisi väravateni, aga nad sealt edasi kahjuks tulla ei saa. Siin Eestiski tuli aastaid tagasi välja uuring, kus räägiti, et enamus naisi pole kogenud vaginaalset orgasmi. Väga tavaline on kogeda orgasmi läbi kliitori. Kuidas siis sina suunaksid naisi kogema ja avastama ka vaginaalset naudingut? Esimene asi, millest me peame kohe alustama, on ikkagi pikad vahekorrad.
et noh, kui me siin räägime kogu aeg, et keskmised vahekorrad on 4–8 minutit ja mujal maailmas osades riikides 2 minutit, siis noh, selle ajaga ei jõua kuskile, et naine vajab üles soojenemiseks 20 minutit, ehk siis see tähendab seda, et penetratsiooni osa vahekorrast peab olema minimaalselt 30 minutit selleks, et kogeda sisemisi orgasme. Et nende sisemiste orgasmide puhul ka just kliitorist tuleks ikkagi mingi aeg eemal hoida. Ja mitte seda, et kliitor oleks halb, aga kliitori sellest plahvatuslikust orgasmist on vaja eemal hoida. Et see on see, mis viib kohe energia välja, maandab su ära, eks ju, sa ei saa nagu neid sügavusi kogeda. Kliitor nagu teeb meid tundetuks ka tegelikult. Meil on see suhtes 3 tasandit, seksuaalne, emotsionaalne, intellektuaalne. Ja inimesed ei saa aru, et seksuaalne tasand on vundament, see, mille peale me ehitame tegelikult kogu suhte. Ja väga paljud valivad suhted, kus neil on intellektuaalne, emotsionaalne tasand olemas. Aga seksuaalsust ei ole, sest neil ei ole seda omavahelist klappi. Nad lähevad suhtes sellepärast, et see on hea isa mu lastele või see oleks hea ema mu lastele või mis iganes see on ju, aga päris tõmmet ei ole. Aga mina ütlen seda, et me läheme juba suhetesse valedel alustel ja teine asi on see, et me läheme liiga kiiresti. Et see ongi see, et hirm üksi jääda, hirm ilma jääda, mis iganes, et võtta rahulikult aega. Võtta aega inimest päriselt tundma õppima enne, kui sa lähed suhtes hakata ka lapsi tegema. Ja kui sa seal suhtes oled, siis vaata, milline on teie seksuaalne tasand. Kui see taset algusest peale ei ole, siis seda sinna ei tule ka. Ei saa ju suhtesse minna ka sellel alusel, et sa füüsiliselt klapid inimesega ja võib-olla teile millestki rääkida, aga et kuidas nagu hoida sellist siis tasakaalu? Näiteks minul ei ole suhtes kunagi seda teemat olnud, et seksuaalsus vajuks ära. Mina ei tea näiteks, mis see tähendab selles suhtes. Kas sa usud seda, et see seksuaalsus siis võib nagu püsida, kes tahab eluaeg ja kes tahab siis mõned aastat ja. No ma olen ise kogenud, ma olen 10 aastat suhtes olnud, seksuaalsus on püsinud, ma olen 5 aastat suhtes olnud, et mul on nagu 10 ja 5 ja 5 suhted enam-vähem, eks ju. Et mul ei ole see kunagi ära kadunud. Ei ole mingi probleem seksida iga päev või 2 korda päevas või 5 korda päevas, mis iganes see number on, eks ju. Kui ma tahan, et mu seksuaalsus oleks aktiivne, mul on vaja imetleda oma partnerit. Eks mulle tõesti meeldima. Ma pean talle iga päev otsa vaatama, vau, mis mees, issand, kui vägev ta on. Üks osa tantraõpetustest on see, et kasutada hingamist läheduse suurendamiseks ja siis ka orgasmi ajal. Mis mõtted sul selle koha pealt on? Et hingamine loob ühenduse hingega, millest paljud inimesed ei ole üldse teadlikudki, mis see hing on üldse, kes see on selline tegelane. Aga hingetasand või see hingamise tasand, mis ta teeb, ta loobki selle sügava kontakti ja tegelikult mida hingamine teeb, mida teevad üldse kõik kogemused, aitavad sul kogeda iseennast, ei ole muud mitte midagi. Ja hingamine loob sügava ühenduse iseendaga. See hingamine toob sind kohale ja võtab tempo maha. Tantristlikud mehed on suurepärased rasestumisvastased vahendid, kuna nad oskavad oma siis ejakulatsiooni tagasi hoida. Minu meelenda. Et kas vastab tõele ja kuidas siis nagu mehele anda mingisuguseid soovitusi, et ta nagu saaks enda peal algust teha ja juba proovida sihukest asja? Mina leian, et mida mehed võiksid teha, on õppida vähemalt kontrollimise protsessi. Kontroll oma ejakulatsiooniprotsessi üle tähendab seda, et sa ejakuleerid siis, kui sa seda otsustad. Mitte see, et nii nüüd mul tuleb, et ma rohkem ei pea vastu. Aga nad saavad ikkagi samal ajal kogeda orgasmi siis? Jaa, no see võtab natukene võib-olla aega, et läbi lingamimassaaži üsna kiiresti. Sa ütled, et kõik algab iseenda teadlikkusest. Et kui mõelda seksile, siis ega ühiskondlikult ei ole väga levinud see, et ma võtan aega ja ruumi enne, kui ma lähen oma partneriga siis kokku saama. Aga võib-olla siis võiks kuidagi maandada ära selle, mis ma kogu päeva pealt kokku võtan endaga kaasa. Et kuidagi nagu teadlikult korraks istuda ja mõelda, et mis ma nüüd oma partneriga hakkan tegema. Isegi mitte mõelda, vaid tunnetada, kuidagi puhastada seda ruumi ja olla valmis selle loomeenergia tekkimiseks. No, seksuaalne energia on hästi võimas energia, seksuaalne energia on loomise energia, eks ole, peale selle me ju loome elu. Ja kõik see, mis toimub meie peas või sees, siis seksuaalakti ajal, saab loodud füüsilisse maailma ehk siis manifesteerub. Et kui me oleme vihased või haiged või kurjad või mis iganes meil seal toimub või meie peas on tohutu virvarr näiteks, me mõtleme seal, teeme toidunimekirjasid või mis lastele selga panna hommikul, eks ju. Et siis see on ka see, mida me teadlikult siia maailma tegelikult siis loome teadlikkuse tasandile. Et kui sa mõtled seksi ajal, et peaks poest piima tooma, siis sa seda loodki, et sul varsti on piim külmkapis. Et siis sa lood seda, et sa peadki varsti poodi minema. Ja tegelikult seksuaalenergiat kasutatakse väga palju loomiseks, oleme seksuaalmaagia ja kõik sellised protsessid. Aga minu jaoks on hästi oluline, jah, ma
kui sa tahad vahekorda astuda oma partneriga, kui tahad seda seksuaalenergiat jagada, siis vaata see, kus kohas sa oled, et palun seda mitte teha purjus peaga, vihasena, haigena, selleks, et stressi moondada ja nii edasi, nii edasi. Nii et tegelikult kõige puhtam seksuaalenergia jagamine on ikkagi ainult siit, südamest. Mida siis luua võiks selle võimsa energiaga? Kõike, mida sa tahad. Sa tahad omale punast Ferrarit või tahad uut töökohta või tahad uut kodu saada või vahet ei ole, mida keegi tahab luua. Tegelikult saab kõike luua. Et tähtis on hoida siis seda taotlust, seda visiooni oma hinges ja oma meeles ja saatagi siia sinna selleks loomiskohaks. Kui sa selle välja lased, et kui toimub lõpus ejakulatsioon või kliitoriorgasm, siis energia on läinud, et siis sa luua ei saa kahjuks. Ja kuidas seda saab siis enda külge jätta? Kui sa saad sisemisi orgasme, siis sa esiteks oled multiorgastiline, võid olla pikalt vahekorras, saada tunnis ajas, ma ei tea, 60 orgasmi või 10 orgasmi või 20 orgasmi. Nagu Sting, kes ütles, et tema seksib oma naisega 9 tundi. Alla 4-5 tunni nädalas ei ole tantra. Ja naised on siis ikkagi eelistatud seisukorras või? Et kui nende orgasmid on tugevamad, siis nende manifesteerimisvõime on ka ilmselgelt palju tugevam kui meestel. Naistel on igal juhul tugevam manifesteerimisvõime. Naine on kogu füüsiline manifestatsioon. Kogu looming on naine. Mees on ainult puhas teadvus. Ka meeste keha on naine, eks ju. Et mees on ainult teadvuse tasand, et mees ei saa midagi, mees saab anda idee, aga naine saab selle füüsilisse maailmasse tuua. Mehel seda võimet ei ole. Aga mida siis võiks teha ennem seda, kui minna intiimseks oma partneriga? Mis on see, mida ma seekord tahan jagada või luua? Kindlasti minna andma, ehk siis hea koht on see, et kuidas ma saan oma partnerit teenida praegu. Aitäh sulle nende mõtete eest. Mida ma saan luua ja kuidas ma saan oma partnerit teenida? On sellised mõtted täna. Üks teema, millega vaatajad on meie poole pöördunud, on olnud taimetoitumine ja laste taimetoitumine. Kui okei see on ja millised on põhilised müüdid? Täna me need müüdid murrame, sest et külas on mul siin Sille Poola, kes on Eesti toortoitumise entusiast ja tema on see, kes oli esimene, kes selle teemaga Eestis alustas. Tere, Sille! Kas võib öelda, et sa oled toortoituja? Ma söön hästi palju toortoitu ja ma söön taimselt, aga ütleme selline mingi 90%, 80% ringis, olenevalt aastaajast, olenevalt päevast, olenevalt olukorrast. Ma olin taimetoituja, ma olen olnud 15 aastat, mul on 5 last. Ja. Me alustasime taimetoiduga, kui mu kõige vanem tütar oli 13, nüüd on ta 27, nii et minu 3 nooremat last sündisid juba siis, kui ma olin taimetoitlane. Ilmselgelt oskad sa teha sellist taimetoitu, mis lastele väga maitseb? Me teeme täna ühte sellist hästi lihtsat kooki, mida saab tegelikult hästi väikestele lastele pakkuda, nii et see sobib ka, ütleme, 1-aastase lapse sünnipäeva lauale. Ja siis emadele, kes on juba harjunud kangemate kookidega, nende jaoks me teeme siis ka kreemi siia tordi peale, mis üldiselt ka väga paljudel maitseb. Kõigepealt me võtame ühe siukese koogivormi. Ma panen siia põhja sellise küpsetuspaberi, et ta ei hakkaks kokku, sest see tort või kook tuleb suhteliselt selline pehme. Ja sellised banaanid, mis ei ole väga küpsed, muidu nad lähevad selliseks pudruks ja mis ei ole väga toored, sellepärast, et siis ta ei anna sellist kreemiat tulemust. Üks asi veel, mida Sille kohta öelda on see, et Sille on teinud, mina ei tea, mitukümmend kursust läbi Eestis ja välismaal, molekulaarbioloogia ja keemia ja füsioloogia kõikide aladele. Ühesõnaga, sa oled nagu läinud väga sügavaks, et ma arvan, et iga arstiga sa saad väga vabalt rääkida sel teemal. Et ütle siis, et mis nagu väikestele lastele hästi sobib? Väiksele lapsele, kes nagu hakkab rinnapiimalt nagu ära tulema, on ikkagi selline terviklik toit, mitte töödeldud toit, esimesed sellised täiesti loomulikud, looduslikud asjad, nagu on puuviljad. Ja puuvili esimese toiduna pärast rinnapiim on minu arust väga ideaalne. Kuigi selle kohta on selline müüt, et andke ikka lapsele esimese toiduna aedvilja, mitte puuvilja, sest kui te annate esimesena puuvilja, siis te pärast aedvilja ei taha. Kuna rinnapiim on magus, siis laps tõepoolest eelistab väga hea meelega seda puuvilja. Aga ma ei saa öelda, et laps, kes on alustanud puuviljaga, ei taha pärast aedvilja, sest minu lapsed nagu alustasid puuviljaga ja lapselaps ja söövad ka aedvilja väga hästi. Põhi tuleb siis banaanist, pirnist ja mangost, et erinevad puuviljaviilud ja siis me hakkame järjest neid puuviljakihte üles ehitama, sellepärast, et miks peaks see kook olema selline rammus, raske muna, suhkru või kombinatsioon, mis on tegelikult hästi raske seedida. Ja see tuleb ühiskonnast ju, et kõikides nendest asjadest ja reeglitest, mida sa pead järgima ja kui sa nüüd õigel ajal
seda õiget tegu ei tee, siis tuleb ju hirm, eks ju? Jah, tekib hirm, et kui just nüüd on öeldud, et vot 6-kuuselt ja nüüd päevapealt laps ei näita huvi ja ei taha ära süüa tervet taldrikutäit, siis tekib kohe selline tunne, et midagi on nüüd väga valesti. Paljudele emadele on olnud nagu kergendus see, et see ei pea olema päevapealt, kella pealt, et sa võid ilusti lapsega nagu kaasa minna ja mina võin küll rahustada sellega, et nii palju kui mina olen nüüd praegu näinud lapsi emadega rääkinud, ei ole mingit probleemi selles, et ta ei hakka pärast aedville või muud toitu sööma, hakkavad väga hästi. Nii, nüüd ma võtan järgmiseks kihiks võtan nagu pirni, aga kui lapsel kujuneb siis see oma selline bakterioloogiline keskkond välja teiseks eluaastaks, aga järjest tuleb juurde ja paratamatult tal on ju need eelised seedimise abiks just sellele toidule, mida ema igapäevaselt sööb. Oleks hea, kui see on ühest asjast tehtud, siis ma saan aru, et ütleme kõrvitsapüree. Aga kui seal on mitmed koostisosad, siis oleks parem, kui tegelikult laps tunnetaks neid erinevaid koostisosi. Mitte, et me teeme blenderis mingite 7 asjast sellise püree, et laps ei saa, lapse keel, maitse meil üldse aru ei saa, mida ta sisse sööb. Kindlasti mitte siis kasutada neid tugevaid maitseaineid, millega me ise nii harjunud oleme oma toitu maskeerima. See on hästi öeldud, et toitu maskeerima, kuidas me maskeerime oma toitu ja kuivõrd me siis oskame seda süüa sellisele, nagu jumal loonud on, eks ju? Kui me võtaksime nüüd oma toidust selle soola, suhkru ja maitseained ära, siis me saame üldiselt kätte selle koguse, mis meil keha on nagu valmis vastu võtma. Praegu sul on siin näiteks juba hästi ilus on ju, siin on siis pirni õhukesed, hästi õhukesed viilud. Kas on midagi, mida peaks teadma, kui oled rase ja oled taimetoitlane? Et on midagi, millega arvestada? Kohe kindlasti tuleb arvestada sellega, et tasub süüa puuvilja. Sellepärast, et ma olen mitme rasedaga kokku saanud, kellele arstid on öeldud, et kommi võid süüa, aga arbuusi ära söö, sest see on liiga magus. Mis asja? Valge suhkur on okei? Ja, et nagu see ei ole magus. Siin on ju mitmed põhjused, et kui kehakaal tõuseb, siis kohe kindlasti mitte arbuusist. Et tegelikult on, kui rase on normaalne rase, tal ei ole mingeid selliseid halbu sümptomeid, et hakkab kiskuma kuskile rasedusdiabeeti või kuskile on tal mingid muud probleemid, siis selline normaalse hea tervise juures rase võiks kindlasti süüa palju puuvilju ja süüa vähem rasvast toitu ja siis ei ole ka selle veresuhkruga mingit probleemi. Mango siis nüüd või? Jah. Palun. Proovin, kas ma saan selle mandoliiniga mangot teha, sest see mango on hästi ilus ja pehme. Suvel võib teha maasikatega, suvel võib teha virsikutega, nektariinidega. Ja see tort on juba meil päris kõrge, et me võime panna veel siia ühe mango ja veel banaani ja me võime ta teha ikka üsna kõrgeks koogiks. Et me oleme nagu harjunud seda vanasõna järgima, Eesti vanasõnad, mida rohkem, seda uhkem. Ja me tõenäoliselt võtame seda asja nagu raha järgi alati. Et alati on ju tore, kui on rohkem raha. Ja siis me nagu mõtleme, et oi tore on ka, kui on rohkem vitamiini, kui on rohkem valku, kui on rohkem rasva, kui on rohkem taldriku peal toitu, siis see ei pea alati paika. Mina ütlen, toidu puhul on pigem peab paika see, et vähem on rohkem. Ta on suhteliselt selline nagu vedelkook, et kas see suhteliselt vedel, jah, aga banaan nagu hoiab alt kinni selle. Banaan on sellise paksu kihina ja siis ta nagu hoiab, ütleme, seal kinni ja muidu siin võib praegu tekkides, ma panen hästi palju mangot, muidu ma panen tavaliselt ühe. Aga ma panen natuke banaani peale ka. See on muidugi huvitav, sest need toortoidukoogid on tavaliselt sellised, et all on tatli ja pähkli siuke mass, mis on hästi kleepuv ja jääb põhjaks ja siis on seda siukest kas pähklite või kookosrasvaga kreemi ja see on hästi rammus ja mulle isiklikult hakkab nagu väga vastu tihti peale. Et see puuviljakook, ma arvan, et on kuidagi kindlasti parem. Sellepärast, et seda pähklikooka ma tegin alguses hästi palju, kui ma toortoiduga katsetamist alustasin ja siis ma kasin hästi tihti neid pähkliga kooke ja mingil hetkel hakkas lihtsalt vastu. Mingil hetkel see tundus, et see lihtsalt hästi raske seedida ja mingil hetkel minul ka lapsed ütlesid ei sellistele kookidele. Ja mis minule üldse nagu meeldib näiteks sellise laste toitumise puhul nagu rõhutada, et mõni nagu kardab neid puuvilju igasuguste väljamõeldud müütide pärast. Ja siis tundub meile nagu, et näiteks et arstid nagu ei soovita või ühiskond ei pea sellist puuvilja eriliseks toiduks, sest seda ju ei reklaamita. Või et need tulevad kuskilt väga kaugelt, on ära pitsitud, radioaktiivsed ja nii. Ja mida iganes. Aga siis, kui me läheme poodi ja siis vaatame tähelepanelikult riiulitel ringi, siis mis me näeme lastele suunatud toitude puhul? Kõik on puuvilja värvi, puuvilja maitsega, puuvilja lõhnaga. Me teeme igasuguseid asju ja sest me meelitame last sellise puuvilja maitse, lõhna ja värviga. Ja sellepärast me võiksime, kui me pakume nagu kodus ka sellist loomset toitu, me võiksime teda mitte maskeerida puuviljadega, vaid anda ta sellisel kujul, nagu ta tegelikult on, soojana, piimasoojana, liha sellise, nagu ta on, maitsestamata, mitte mingis apelsini marinaadis. Kõik need koogid ühesõnaga jätta värvimata ja vaadata, mis laps siis eelistab.
meie hakkame tegema praegu kreemi. Kui täna mahlane mango on siin peal, et siis võib natuke seda puuviljamahla siit välja tulla, aga siis ta võib paberkäterätikuga lihtsalt ära pühkida ja samas, kui ta seisab külmas, siis ta läheb natukene tahkemaks. Et siin on nüüd India pähklid, mida on leotatud, kõige parem on neid leotada üleöö, sest siis ta annab vähem pähkli maitset, läheb kergesti selliseks kreemiaks ja ta on nagu selline hästi pehme. Ja pärast seda, kui me oleme ta üleöö leotanud, tuleks see kindlasti ära loputada, sellepärast et pähklitel on igasugused erinevad ained, mis siin eralduvad ette, see oleks vaja ära loputada. Siis on siin tatlid, meil oleks vaja kreemi jaoks pehmet tatlit, nüüd on ka need ja siis mõned on niisama pehmed tatlid, neid ei ole vaja leotada ja tatliliotusvett ei ole vaja ära valada, sest selline kuivatatud puuvilja leotusvesi on tegelikult väga hea spordijook. Ta on selline, väga hea jook selliseks puhuks, kui me nagu sellist tugevamat füüsilist tegevust teeme. Ja niisama ka. Tatlitega on see kiht, et sellest saab ju teha pasta, eks ju? Ja siis sa saad kasutada seda suhkru asemel. Ja kookoshelbed, mida siis läheb natukene sinna pärast juurde ja kellele kookos näiteks ei meeldi, sellel võin öelda, et see apelsin ja sidrun võtavad selle kookose maitse ära ja kookose maitset nagu tunda ei jää. Et ma võtan see natukene seda apelsini koort. Väga palju on kinni ikkagi selles, mis siin kahe kõrva vahel toimub. Ja sellepärast, kui me lähme lapsega poodi, siis ei ole tema jaoks vaja nagu seda puuvilja ära mürgitada. Et kes ikka väga kardab pestitsiidi, sellel tõenäoliselt seal ajus toimubki see, et midagi seal juhtubki, et see keha ise hakkab, seda toitu mürgitama, kuigi see ei pruugi üldse talle kahjulik olla. Et puuvili on suhteliselt kõige puhtam toit poes, olen mina öelnud. Paneme natukene kookost juurde, sest kookos läheb nagu kõige viimasena. Kookos laseb nagu sellise, natukene võib-olla sellise kohupiimasema mulje. Nii, ja sellega ta on nüüd valmis. Ja nüüd me kallame lihtsalt selle siia peale. Ja nüüd me paneme selle peale. Me võime, kellel on tordipritsid ja need võivad, ka ta on suhteliselt paks, et saab ka tordipritsist lasta sellist ilusamat vormi siia või siis panna see kreem külma näiteks ja seal ta läheb tahkemaks, sest tattel iseenesest läheb külmas selliseks natukene tugevamaks. Ja siis me saame teda kasutada, sellise ilusama, sellise pidulikuma vormi andmiseks, kui meil on vaja, aga ta niisama ka on nagu hästi hea. Siis veel on neid võimalusi puuviljadega, suvel tuleb arbuusiga, võib arbuusist, kollasest, punasest lõigata kettad lihtsalt ja panna üksteise peale, melonist lõigata või ka lihtsalt arbuusi näiteks pooleks lõigata. Koorida ära, jääb selline ilus muna ja siis panna sinna kas kreemi peale või siis kaunistada erinevate marjadega. Ma võtsin kaunistamiseks kuivatatud metsmaasikaid. Ma suvel kuivatasin, siis saan nagu panna. See kreemikiht võiks tulla tegelikult täitsa paks, mul jääb seda kreemi üle praegu. Hästi need lõhnavad. Ja siis me paneme siia natukene sellist. See võib muidugi igast asju nüüd teha, kes tahab panna mingit šokolaadi seda peale või riivitud, aga need on nagu sellised. Need on väga efektsed, eriti kui on sellised magusad väikesed metsmaasikad. Põhimõtteliselt võib kohe sööma hakata. Võib sööma hakata. Kohe saate teada, kuidas see maitseb. Meil on pidupäev ja toortoidutort on meil valmis. Vaatame, kuidas see välja tuli. Jah, vaatame. Proovime. Sest me on praegu ilma külmkapita, aga üldiselt külmkapis ta nagu taheneb paremini ära. Aga proovime. Et isegi ilma selleta selline kiirem variant, et kook seisab väga ilusti koos ja näeb ilus välja piisavalt. Ta ei ole küll võib-olla nii oranž ja Silles näeb tõesti ilus välja, aga peale selle, et meil on siin tort, meil on olemas ka täiesti uus inimene, kes istub laua taga. See on Sille tütar, Sigrid, kes siis ka väga armastab toortoitu ja ilmselt on ka taimetoitu. Sigrid vist mäkerdad oma koogiga, vaata, mis tegid. Ma olen üllatunud, et kook, mille sa riivisid puhtalt lihtsalt puuviljadest, püsib esiteks väga hästi koos. Ja maitseb niimoodi, et ei saa nagu arugi, et see võiks nüüd mitte olla küpsetatud kook, vaid ta on pehme, struktuurne ja see apelsinikreem sinna peale sobib nii hästi. Sille on kirjutanud ka raamatu Toortoidu A ja O. See sisaldab palju kihte retsepte ja
on suureks inspiratsiooniks kindlasti nendele, kes tahavad proovida toortoitu. Me loosime selle raamatu välja, tuleb minna Ela hästi TTV lehele, seal on küsimus ja vasta õigesti. Mitu lihtsat retsepti on raamatus toortoidu A ja O? Pane see vastus Ela hästi TTV Facebooki lehele ja õigesti vastanute vahel loosime välja sellise uhke raamatu. Autori autogrammiga. Autori autogrammiga. Ma tänan teid vaatamast tänast saadet. Kohtume jälle nädala pärast. Seniks ela hästi!